Tervist kõikidele. Hea meel on kõnelda ja arutleda, natuke olles siit ka inspiratsiooni saades siis eelnevatest kõnelejatest. Et ma võib-olla kõigepealt sissejuhatuseks kohe korrikeeriks ära selle tsitaadi, et mis ma olen öelnud, et igale naisele ei sobi see või teine, et naiskodukaitse sobib igal juhul kõikidele ja ka nendele, kellele sobib ajateenistus ja need muud asjad, nendele sobib ka naiskodukaitse väga hästi, et võib-olla meiega sellisest järgnevast diskussioonist ma loodan, et tuleb ka see veel korduvalt uuesti välja. Aga et igal juhul, mis iganes korral olen öelnud, siis mõtlen ikka seda, et naiskodukaitse on tänases Eesti ühiskonnas minu hinnangul väga sobilik koht igale naisele ja väga, väga mitmes mõõtmes, mida siis jällegi me siin võib-olla siis täna suudame natuke rohkem avada, mis need mõõtmed on. Ma kuulasin nüüd peaministri ja kaitseministri sõnavõttu, siis ma üritasin vaadata seda nii, et kas see on siis nagu see, mis paistab siis riiklikul tasandil peaministrile ja mis siis paistab kaitseministrile. Et kindlasti on see, mida mina isiklikult ja me ka organisatsioonina saame ka pärast tänast nii-öelda mõtiskleda, et kas see on täpselt see, mida me tahame, et see paistab, või me saame teha midagi veel, et see kuidagi natuke veel siis komplekssemana paistaks, eks ju. Et küllap me seda teeme ka igapäevaselt, aga ma sain küll siit täitsa mitu inspiratsioonikillukest. Et kõigepealt on täiesti arusaadav, et peaministrile või kõige riiklikul tasandil täna meil on veel kestev kriis mänginud suurepärase siis sellise tööpõllu ette, et see on see, mis tänases päevas välja paistab, et kindlasti 2 aastat tagasi oleks see esmane kuvand teiselaadiline. Täna on see, et tõepoolest meid nähakse, loomulikult lisaks peaministrile ma tajun seda igapäevaselt ka erinevate siis ametkondade, institutsioonidega, lihtsalt inimestega tänavalt suheldes, et meid nähakse tugeva partnerina asutustele, riiklikele asutustele, omavalitsustele ja võib-olla isegi nagu seda reaalset tööd, mis me oleme ära teinud, ei ole nüüd miljonites tundides, kuigi seda on ka päris palju, aga see tunnetus, mis on tekkinud, et ükskõik, mis häda meil siin on, et pole lugu, see naiskodukaitse on ikka olemas. Päriselt võib-olla ma hindan ennast ja meie organisatsiooni üle, aga mul on kergelt nagu selline tunne jäänud, et mingi selline müstiline aura on natukene tekkinud. Et loomulikult on see ühelt poolt nagu hea, on ju, teiselt poolt nagu ikka kohustab ja paneb selle pinge peale, et kas me siis ikkagi vastame ootustele ja lisaks ka sellele, et ütleme siis niimoodi, et seal on päris suur oht selles, et kui me tahame kõikide ootustele vastata ja igas suunas joosta, et kas me siis ikkagi tingimata alati õiges suunas jookseme, et kas me päris igat auku peame täitma, iga ühiskonna puudujääke, kas me suudame nii-öelda katta iga ühiskonna siis segmendi nii-öelda või mis valikuid me seal teeme. Aga igal juhul selles mõttes ma ei oska nagu midagi paremat tahta, et jah, ma arvangi, et me oleme olnud olemas, me oleme pingutanud ja see tagasiside on selline, et see on olnud vajalik ja väärtuslik, et selles mõttes ma arvan, et on olnud väga ka organisatsiooni arengu seisukohalt väga hea keskkond toimimiseks, loomulikult oma siis negatiivsete kõrvalmõjudega, eks ju, et organisatsiooni areng mingis muus sektoris on selle arvelt võib-olla nagu pidurdunud. Nii et ühesõnaga mulle tundub, et selle kriisi panustamise võimega on meil selles mõttes päris hästi, et ongi sisuliselt
oleme suutnud panustada ja see on ka välja paistnud. Ehk siis alati on nii-öelda nagu sellel 2 poolt, et ikkagi eriti vabatahtlikule organisatsioonile see on ikkagi äärmiselt oluline ka, et kuidas see välja paistab. Ehk siis see tegelikult toodab meie nii-öelda uusi liikmeid, see toodab meie usaldusväärsust nii-öelda partnerite hulgas, et seda ei saa nagu alahinnata, et see on väga oluline. Et ma võib-olla ühe lihtsalt näite, et kui võib-olla kõik auditooriumis olijad ei ole nii hästi kursis meie sellise igapäevase siis nii-öelda teemadega, mis üleval on, et lisaks nendele valdkondadele, mis peaminister välja tõi, et kus me oleme kriisis panustanud, tegelikult oli minu hinnangul päris hea selline test, organisatsiooni siis valmisoleku test tegelikult ka siin 6 aega tagasi, kui tekkis kellelgi kuskil vist, kui ma õigesti mäletan, siis Kaitseväe juhatajal või oli see keegi teine mõte, et äkki saaks Naiskodukaitse siis ka Leedu kriisi toetada. Ja kui me mõtlesime selle läbi, et mis see kontseptsioon võiks olla, et kuidas me saaksime seal panustada, saatsime laiali siis oma liikmete hulgas küsitlused, kes oleksid valmis siis kiiresti reageerima lähema paari nädala jooksul ja minema suurusjärgus siis nädalaks või 10 päevaks siis Leedu laagritesse appi, tegema siis oma neid nii-öelda Naiskodukaitsena omandatud kompetentside baasil tööd, staabitöös, mis iganes, mis me ette kujutasime, mis võiks nagu seal abi vaja olla. Et siis selle üleskutsele reageeris 125 naist vist oli, kes ütles, et jah, saaksime minna. Päris palju nende hulgas oli neid, meil oli seal ka täpsemaid küsimusi, et kui pikaks ajaks ja nii edasi, ja ikka olid mõned need ka, et siis kui vaja ja nii palju kui vaja, eks ju, et ühesõnaga, et seda valmisolekut ka, et teen täpselt nii palju, kui oodatakse. Ühesõnaga, et see nii-öelda ülesanne ei läinud täitmisele, et me esitasime oma nägemuse sellest ja ka sel hetkel nii-öelda ja Eesti riik ka siis Kaitseministeeriumi kaudu meie pakkumise edastas Leedule. Sealt vastus tuli see, et nad hetkel sellist abi ei vaja, mis ei tähenda seda, või mitte sellist abi või ütleme, et niimoodi, et selles formatsioonis, mis nad täna on oma elu seal korraldanud, nad saavad hakkama, aga et nii-öelda võib vaja minna küll. Aga meie jaoks oli see jällegi see nii-öelda mõõdupuu, et meil oli võimalus nii-öelda, et üks asi on see, et me nii-öelda õppuste käigus või teoreetiliselt küsime inimeste käest, aga see oli see, et me ise ka uskusime, et seda on kohe vaja, eks ju, ja kõik need inimesed, kes vastasid, nad ka ju ei mänginud mingit mängu, mingit kaarti õppusele ei andnud märku, et jah, ma olen nagu valmis tulema, vaid päriselt arvasid, et kui ma nüüd nagu selle send vajutan, et siis mulle võib-olla homme helistatakse, eks ju. Et tõesti selline lisamõõde veel see nii-öelda nendele siis praktilistele kogemustele, mis me oleme muidu siin kriisis saanud. Aga lisaks sellele, et see tõesti on nüüd kerkinud nii-öelda rambi valgusesse valdkond meie tegevuses, aga tõesti mul on hea meel, et siin Helen tõstatas ministri sõnavõtule täienduseks ikkagi Naiskodukaitse rolli sõjalises riigikaitses, ütleme siis selles valdkonnas ja see ei saa, me igal juhul nii-öelda organisatsiooni igapäevases tegevuses ei jäta seda valdkonda kuidagimoodi tahaplaanile või et see on, pigem on see retoorika meil ikkagi alati selline, et enne kõike me oleme ikkagi riigikaitseline organisatsioon, meie panus on või meie kohus on panustada vajadusel ka otsesesse sõjalisse riigikaitsesse ja kõik need naised, kes meie liikmeskonnast on vähegi valmis, mis iganes tingimustel, aga siiski on valmis ja tahavad just nimelt panustada otsesesse sõjalisse riigikaitsesse, olla kaitsetöö ettevalmistatavate nii-öelda siis maakaitseüksuste liikmed, et siis see on igal juhul nii-öelda see esimene prioriteet.
et nendele selles valiku mõttes. Mitte sellepärast, et see oleks tähtsam, vaid sellepärast, et me lihtsalt puhtalt statistiliselt me anname endale aru, et kuna neid on vähem kui neid naisi, kes oleksid valmis tegema siis nii-öelda muid asju, et siis need, kes vähegi on valmis seda tegema, et need pigem ikkagi võtaksid vähemalt siis mingiks eluperioodiks endale selle kohustuse, et nad on valmis ka panustama sõjalisse riigikaitsesse. Ja loomulikult siis vahepealne, näiteks vahepealne variant, aga ütleme tugevalt siis nii-öelda sõjalise riigikaitsega seotud või mingis mõttes sõltuvalt siis lähenemisviisist ka osa sellest elanikkonnakaitse ja meie puhul siis evakuatsiooni valdkond, ennetustöö, ohutushoid, et need on teemad, mis jällegi selles mõttes ju tegelikult meie jaoks üldse mitte väga uued või vastupidi, et meie jaoks võrdlemisi uued, et tegelikult me oleme ju selle väga süsteemselt tegelenud sellega võib-olla ütleme viimased 5 aastat, et üsna ju väike või lühike ajaaken on olnud, eks ju. Tänaseks meil on neid inimesi, kes reaalselt on selles evakuatsiooniüksusesse end siis lasknud kirja panna nii-öelda, oma nõusoleku andnud, kes käivad väljaõppel ju suurusjärgus veidi alla 600 on. Kohti on rohkem, aga jällegi, et väga suur hulk naiskodukaitsjaid, kes on siis leidnud enda rakenduse selles ja see on muidugi siis nii-öelda see teema, mida on palju lihtsam kuidagi nagu, ma ei taha kasutada, aga ikka kasutan sõna maha müüa nii-öelda, et see on nagu hästi jällegi ühiskonnas väga vastu võetud, eks ju, et kui öelda, mis tahes auditooriumis sõna evakuatsioon, siis üldiselt ikka teatakse, et see on midagi, millega naiskodukaitse juba tegeleb, aga on vaja kõvasti veel edasi arendada, eks ju, aga igal juhul, et me kuidagi nagu, sest see pinnas mulle tundub, et on hästi soodus, et ka poliitilisel tasandil igal juhul ei ole nagu kuidagi võimalik öelda, et see ei ole tähtis, eks ju. Ja üksik indiviid ei tahagi öelda, et loomulikult igaüks saab aru, et tsiviilelanike turvalisuse küsimus on täiesti primaarne, et mis me seda riiki siin sõjaliselt ikka kaitseme, kui polegi kedagi kaitsta, eks ju. Et selles mõttes mulle tundub, et seda ei ole olnud raske teha. Tööd on muidugi väga palju, eks ju, aga nagu rõõm on teha tööd, mis viib tulemini igas mõttes, et meie liikmed tahavad seda teha, nad tulevad sellega hästi kaasa, nad ütlevad, et see on just see, mida nad nagu on ammu oodanud, on ju, ühelt poolt ja teiselt poolt ka ei ole ma kuulnud, kui kedagi väljastpoolt ütlevat, et see on küll midagi imelikku, et nüüd olete ise endale mingi veidra ülesande välja mõelnud. Et selles mõttes nagu on läinud täkkesse, mulle tundub. Ja ega meil selles mõttes kuidagi nagu ei peatu sel teemal, et lähme usinasti edasi ja mul on küll nagu tugev veendumus, et kes iganes siis selle valdkonna eest nii-öelda riiklikus mõttes vastutab, praegusel hetkel siis Politsei- ja Piirivalveamet, aga alates 1. jaanuarist Päästeamet, et nad ikkagi selgelt näevad, et see ressurss läbi, mille nad seda teevad, on täna naiskodukaitse evakuatsioonirühmad, et seda nagu ma ei ole kuulnud, et keegi esitaks mingi alternatiivmõtte, võib-olla nad seda teevad salaja, nii et ma pole kuulnud, aga igal juhul räägitakse ikkagi ainult sellest, et need on naiskodukaitse evakuatsioonirühmad, kellega siis seda ulatuslikku evakuatsiooni vajadusel tehakse. Siin me paar päeva tagasi, nüüd Tiia-Triin, anna mulle ette andeks, kui ma mõne sinu diskussiooniteema ära varastan nii-öelda, aga mul oli nagu, mul hakkas see kerima peas, et Tiia-Triin küsis minu käest, et tema jaoks on ikkagi see naiskodukaitse olnud alati kuidagi see visuaal on ikkagi laiguline ja nii-öelda riigikaitseline ja nüüd järsku on tulnud mingisugune teine teema, et kas me nagu endale nii-öelda
kuidagi seda oksa ei saa ja kus me oleme, et meie identiteet kuidagi nagu lahustub sellest, et nüüd järsku on hoopis, me oleme siseturvalisuse organisatsioon, eks ju. Et kas ei oleks lihtsam ja tulemuslikum, nüüd siin on juba minu enda mõttearendus, mitte enam Diedrini oma, et kas ei oleks võib-olla mõistlikum ja tulemuslikum keskenduda siis mingile ühele asjale. Et olemegi puhas, ma ei tea, siseturvalisuse organisatsioon või oleme puhas siis riigikaitseorganisatsioon või oleme puhas sokikudujate klubi, et see mis iganes asi, et me identiteeti on lihtsam hoida, kui on selline puhtad näitajad, eks ju. Ja mingis mõttes see kindlasti ongi niimoodi, et väga, aga lihtsalt selle häda on selles, et siis me saaksime teha palju väiksema organisatsiooni. Et kui teeme siin ikka päris regulaarselt neid küsitlusi naiskodukaitsjate hulgas ja siis mulle väga meeldivad need vabad väljad, eks ju, et kus inimene saab siis nagu öelda kõik, mis südamel on ja siis üldiselt, kui panna need siis nagu need tunnetuse küsimused kuidagi nagu kausile, siis võid arvata, et umbes pooled ütlevad, et me oleme liiga militaarsed ja umbes teine pool ütleb, et me oleme liiga siis pehmed, eks ju. Et siis mõtled, et nüüd arvestame liikmete arvamusi, et kumba suunda me siis nüüd jookseme, eks ju. Et kui me valiksime selle puhta ühe suuna, siis me ilmselgelt välistaksime selle ühe poole ja kui me valime teise suuna, siis välistaksime teise poole. Et muidugi võib nagu võtta niimoodi, et miks siis, ühelt poolt on see, et mulle lihtsalt loomuomaselt meeldib rohkem omada, et teeme ikka kõik ja võtame palju inimesi, aga see oli nali nüüd. Et tegelikult on see, et see on, kui me välistaksime ära, mulle tundub, siis on niimoodi, et seal on hästi palju nüansse, mille pärast see läheb veel poole väiksemaks kui poole väiksemaks. Et ja üks, kindlasti juba kõik, kes kuulavad ja noogutavad, saavad ise ka aru, aga mis mina mõtlen, mis need on, et üks asi on see, et inimene ei ole nagu puhtalt üks või puhtalt teine ja ta ei ole läbi oma elu puhtalt üks ja puhtalt teine, eks ju. Et ka siin samas saalis, ma tean, on väga mitmed inimesed, kes on mingis eluperioodis olnud väga kindlad sõjardid, eks ju, et mitte mingil juhul ma ei tegele selle mitte millegi muuga, eks ju, ja see 20 aastat või mingisugune 10 aastat oma elust pühendabki sellele, et ta ongi selle, ma ei tea, luureüksuse liige ja ongi väga oskuslik ja tulemuslik ja täiesti arusaadavad erinevad nii-öelda elutsüklid, mis tema juurde tulevad, näiteks laste saamine ja ka võib-olla lihtsalt mingil määral elu ümbermõtestamine viib ta selleni, et ma ei taha nüüd enam seda teha või et see ei sobitu kuidagimoodi minu siis enam elurütmi ja nüüd on valik, et kas ma lähen välja, sest ma jään kõrvale, sest minul enam ei ole seda ülesannet, aga õnneks on naiskodukaitsel olemas suurepärane lahendus, et sul on vaja võimalus teha neid teisi asju, olla evakuatsioonirühmas või üldse mitte olla kuskil rühmas, olla hoopis ainult noortejuht või olla ainult anname aukampaanias osaleja ja sa ikkagi panustad tõhusalt riigikaitsesse. Ehk siis, et me loome selle võimaluse, et sa võid nii-öelda elu jooksul seda vahetada, eks ju. Muidu, kui meil oleks siin 4 erineva suunitlusega organisatsiooni, siis ongi see, et astun ühest välja, astun teise sisse, nii edasi. Ja teine asi, mis minu meelest on veel nagu olulisem, on see, et me saame ikkagi seda sama ressurssi kasutada, et inimese jaoks nagu tema jaoks küll esimene prioriteet on olla see sõjard, eks ju, ja mulle nii väga hästi ei meeldi seda suppi keeta seal, ma ei tea, laulu peal on ju, võib-olla ei ole väga hea näide, aga põhimõtteliselt või et mulle nii väga hästi ei meeldi sinna vaktsineerimiskeskusesse minna, aga okei, kui mind kutsutakse läbi selle süsteemi, et kuhu ma tegelikult olen ju läinud hoopis sõjalisse riigikaitses panustama, siis ma lähen ikka, sest mul on praegu see võimalus, on ju, et inimene tegelikult teeb ju enam-vähem hea meelega ka teisi asju või siis ka hoopis vastupidi, et ma olen tulnud siia selleks, et ajalugu uurida, nagu Helen, eks ju, oli, eks ju, ajaloo uurimise sinu huvi ja kuidagi sattus niimoodi, et 5 aasta pärast olid see hoopis see minipild. Et minipildur. Et nii need asjad juhtuvad ja see ongi see naiskodukaitse tugevus, et ja selle tõttu ma nagu näen, et see on jätkuvalt väga okei, et meil on mitu suunda. Et
sellepärast, et ühes inimeses on mitu mõõdet, sellepärast, et sinu siis elutsüklis on mitu nii-öelda järku, eks ju, et mis hetkel sa mis oled. Et kui me ikkagi sellest ressursi kasutamisest räägime, siis on mõistlikum seda teha ühes ja selles samas pallis nii-öelda. Mis küll aga nagu on ilmselt küsimus selles, et kui meil on palju suundi või mitu võib-olla ka jumalat, mida teenida, on see, et kuidas me seda siis ikkagi nagu oma organisatsiooni piisavalt tugevana hoiame. Et kas meil ei tiki liiga palju näiteks neid vastandusi liikmete seas. Ikka ju teadupoolest vabatahtlikus organisatsioonis on inimesed ikka arvavad, et vanasti oli rohi rohelisem või vastupidi, tuleb uus liige ja ütleb, et ma ootasin ikka midagi muud, eks ju, et paistis kuidagi välja niimoodi ja nüüd siin sees on hoopis naamoodi. Ja kui me siis teemegi seda kogu aeg kõike, et mis on need sellised tehnoloogiad, tehnikad, kuidas me siis suudame oma organisatsiooni hoida piisavalt tugevana, et seda kõike suuta. Ja siis ma siin nüüd paar päeva olen mõelnud kogu selle loo peale, siis ma olengi jõudnud selleni, et ikkagi nagu see baasväärtus tegelikult ongi see organisatsiooni tugevus. Et see on kõik hea, kui me suudame neid ma ei tea, kriise heas mõttes enda jaoks ära kasutada ja sealt mingit suundi edasi arendada või et me suudame mingi kellegi püstitatud ülesandega hästi kaasa minna. Aga see kõik on meile võimalik ainult siis, kui meil on olemas need inimesed. Nad on nagu päriselt olemas, nad ongi olemas niimoodi, et nad vastavad sellele e-mailile, et lähme tegema mingit ülesannet kuhugi, ma ei tea, mis see on, mis sellega on ja millal see on, aga ma lihtsalt olen valmis sellepärast, et mind kutsuti, eks ju. Ja et meil on nii tugev administreerimiskultuur, et me jõuame oma liikmeteni ka puhtalt tehniliselt. Et meil on nii tugev organisatsiooni ja organisatsioonis olevate suhete kultuur, et me just nimelt, et me selle pinnalt saame seda valmisolekut tekitada, et meil on ka sellised väga lihtsad asjad, et meil on see, et jaoskonnad toimivad vabatahtlike pinnalt, et see juhtimine toimib, et see sisekoolitussüsteem toimib, et me oleksime võimalikult vähe sellises nii-öelda baasväärtustes tegelikult sõltuvad sellest, mis väljaspool toimub. Et kas raha on või raha ei ole, eks ju näiteks. Et vahet ei ole, kuna meil tegelikult see jällegi ma hüppan korraks kõrvale, aga paar päeva tagasi mulle jälle huvitav, kinnitan mingeid arveid ja näen, et pagan, et meil läheb ikka päris palju raha nagu mingite ma ei tea, piduürituste peale või selliste pehmete asjade peale, ja siis mõtlen, et miks see nii on. Siis saan ühtäkki aru, et aga see on sellepärast, et meil päris asjade tegemine ei võta raha. Et ega me tegelikult ei kasuta palju raha. Me eelarved on nagu üüberväikesed, ringkonna eelarve on seal 10 000 eurot, eks ju, et selle pealt nad teevad kõike, sõidavad, söövad, viivad ja nii edasi terve aasta, eks ju. Aga see ongi see, et päris asjad ei võta raha tegelikult. Koolitatakse oma koolitajate najal, isegi mitte palgalised ei koolitavata, vaid ainult ikka üldregna vabatahtlikud on ju, mis iganes. Me ei vaja nagu mingeid palju tarvikuid selleks, et oma asja teha, et kasutatakse seda sama asja, täitsa raamist välja minnes, keegi tuleb veel kodust moosi ka on ju. Et need nii-öelda, need ei võta palju ja selle tõttu siis ongi see, et see raha, mis on, selle peale saab näiteks konverentsi teha, eks ju. Et see ongi see, et me ei sõltu tegelikult nii väga palju, et täna saame siin paremini olla, eks ju, ja saame kohvi juua, aga et kui ei saaks, ei oleks ka nagu hull, on ju, et toimime edasi. Ja samavõrra mul on tunne, et me ei tohi väga palju lasta ennast või pigem see on niimoodi, et kui me siis oleme piisavalt tugevad, mida ma arvan, et me oleme, aga mille suunal me peame veel väga palju edasi töötama, on ka see, et kõik need muud välised muutujad, kui ka vahest ma lähen endast välja, kui mingid struktuurid jälle muutuvad, eks ju. Et aastalt aastasse, et siis
siis, et see tegelikult ei tohikski väga palju verest välja lüüa või ma usun, et ega meid lõppkokkuvõttes ei viigi väga palju verest välja. Et kui sul see inimene on olemas, kui ta oma erialaste oskustega on olemas, meil on need, ma ei tea, siis ehitame neid asju sinna peale, mis tahes asju, milliseid iganes. Ja ma arvan, et me peamegi seda võimalikult niimoodi võtma, sellepärast, et ka praegune kriis näitas seda, et ega ükski üksus ei läinud, eks ju, üksusena välja ja nii edasi, et meil tegelikult oligi neid inimesi vaja. Ja ma arvan, et ju me ei tea, milline see järgmine kriis on, siis on meil teistsuguseid inimesi vaja ja võib-olla mitte tingimata sellist üksust, keda me siin koolitame. Et mitte, et ma ütleks, et see kõik muu on või et see, et me nagu pidevalt süstematiseerime ja struktureerime ja ütleme, et igal ühel peab oma roll olema, et see on ka nagu tähtis ja ma räägin ise sama juttu tegelikult mingis kontekstis. Aga ikkagi ma ütlen, et see on ikkagi see pealisehitus, et seda me saame teha ainult siis, kui meil see oma asi, see tugev organisatsioon on nii piisavalt tugev, et me ei lase ennast kõigutada kõikidest muudest asjadest. Aga sellega ma lõpetaksin.